Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. 6. käik ralli podcast on jälle eetris. Möödunud on 3 etappi ja 9 on veel minna. 4. etapp ralli Portugal, esimene täispikk kruusaralli sellel hooajal. Meil on esimeses 6. käigu podcastis sel nädalal stuudios külas Urmo Ava. Tervist! Tere päevast! Ja teisel pool Skype'i liini on Peep Pahv jõudnud ise Portugali Portosse koha peale. Tere Peep, kuidas sul nii-öelda shakedown läks Tallinnast Portosse? Tere! Shakedown toimus minu jaoks nagu eile ja läks tavapärane reis, nagu ikka Portosse on ebamugav reisida. Reis oli pikk, 3:45 pidin hommik kodus tõusma, et õigeks lennujaama jõuda ja mingi aeg jõudsin kohale ja mis siin ikka, kõik oli tavaline. Kõik need tänapäeva reisipiirangud muidugi, et terve päev maskiga olla ei olnud just eriti mõnus, aga mis ikka, elu on selline. Oled nüüd natukene saanud seal koha peal olla, mida kuulu, nagu öeldakse? Esiga kuulusin midagi, et eile õhtu oli siis väike intervjuude sessioon, mis teadupärast toimub ka interneti vahendusel ja täna pressikonverentsid pole veel alanud, et olin see pressikeskus, siin on üsna tühi, et olen ühte oma prantsuse tuttavat näinud, paar sõna vahetasime ja teemaks oli Ott Tänaku üsna vara tehtud leping, et ega siin muud esialgu pole midagi kuulda olnud. No Oti eilne sõnavõtt, nii palju kui sellest leheveergudele jõudis, ega ta väga enesekindel ikkagi ei ole pärast 3 etappi ja pärast Horvaatiat, mis oli nii nagu ta oli. Mis sa ise ütled selle kohta? Tegelikult ta ei tundunud nii ebakindel, kui võib-olla sellest lausetest ja jutust välja koorus, aga võib-olla ta ka ise ei taha lihtsalt neid ootusi liiga kõrgele kruvida, et tegelikult kruusa peal peaks ta ju kindlasti nagu paremini valmis olema selleks ralliks, aga eks see sõit näitab. Et ta ütles küll jah, et sellist enesekindlust kui 2 aastat tagasi, kui ta siin võitis, praegult ei ole. Eks auto on teine, rehvid on teistsugused, see kõik on ju arusaadav, aga ütleme, rehvide seisukohast on ju kõik sõitjad samas seisus, et ega keegi ei tea veel täpselt, kuidas need Pirelli rehvid siin kruusal võistlusolukorras tööle hakkavad ja sellest sõltub päris palju, et Portugali ralli on selline, kus rehvidel langeb väga suur koormus iseenesest. Urmo oskab, ma usun seda paremini rääkida. Ja kindlasti, et see pinnas on seal päris huvitav, et suhteliselt suure savisisaldusega ja kui on kuiv, siis on kohati nagu betoonpõrand ja kui sajab vihma, siis läheb ääretult ligaseks, seal igat pidi on keeruline, et ta kindlasti lihtne ralli ei ole. Aga siiamaani tundub, Peep, et on vähemalt täna vist kuiv püsinud. Mis see ennustus järgmiseks 3 päevaks ütleb? No tegelikult siiamaani näitas ilmaennustus homseks teatud vihmasadu siin Porto piirkonnas, aga täna hommikuks oli ilmateadetest see ka ära kadunud ja nii palju, kui ma Otiga ka eile ilmast rääkisin, tal on oma ilmateenistus nii-öelda või oma mees, kes ilma täpselt jälgib ja Oti info oli küll selline, et vihma juurde ei tule ja ta arvas, et selle ikkagi suhteliselt sooja, ütleme, ta ei ole mingi väga palav, ma olen Portugali rallil vist, ma ei tea, kas 4.-5. korda, et ma olen siin kogenud kui palju palavamaid ilmasid, et praegu on selline umbes nagu Eestis, eks ole, et 20 kraadi ümber, täna oli vist, kui ma sõitsin siia autokraad näiteks 22, aga homme on alla 20 prognooside järgi, et ikkagi suhteliselt sellise sooja ja päiksepaistelise ilmaga need teed peaks ikkagi just ära kuiva. No, oled see testikatse tulemusi ka vaadanud, et kas midagi ütleb sulle see järjestus, et Evans esimene, Tänak teine, Kalle 3, Katsuta 4 ja Neville Sordo alles 7-8, et ma tean, et sulle need testikatse otseblogid ei istu kohe üldse, aga tuleb teha ja mis sa arvad, kas näitab see pilt meile täna midagi või mitte? No, ma ei tea, jälle ma ütlen, et Urmo on suurem spetsialist, aga ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et testikatse tulemused näita üldelt mitte kui midagi, et seal proovitakse ju erinevaid asju ja ma ei suuda neid testikatse tulemusi üldse üle tähtsustada. Lihtsalt huvitav vaadata, et kes mitu korda on sõitnud ja mis need ajad on. Aga elu on näidanud, et tegelikult
testikatse mingisugune sihuke keskpärane aeg ei pruugi näidata tegelikult päris kiiruskatse mitte midagi. Urmo, on mul õigus? Ei, kindlasti on sul õigus, et siit midagi liiga palju välja ei loe. Ja mida me loeme välja, mina jälgin alati esimest läbimist. Siis jälgides esimest läbimist, siis kindlasti positiivne on see, et Katsuta tuli esimese läbimise kõige kiiremini. Et seal ikkagi nagu noor mees, ma arvan, testis oma võimekust, kiiruse võimekust ja see nagu ühte teist näitab. Seal samas Formeau on nüüd päris mitu korda pannud ja ikka on keeruline 7. korral. Loomulikult saan aru, et autoga testimine on olnud piiratud. Et see kindlasti midagi ütleb, et Katsuta võiks olla seal ikkagi top 5 ja mingitel katsetel top 3 aega küsida. Pigem ma arvan, et Formeau läheb keeruliseks. No aga Peep, tee siis oma ennustus ka ära. Ralli kokkuvõttes. Ma usun, et Ott on tegelikult ikkagi selle ralli soosik. Et Ott versus Toyotad. Ehk siis Evans, loomulikult Ogier ja siuke must hobune on soodsalt stardipositsioonilt tulev Dani Sordan. On minu arvamus. Aga kui te nüüd minu käest tahate veel midagi küsida, siis küsigist, et mul tegelikult tuli mulle märguanne, et ma saan minna Robert Virvesega just intervjuud tegema, et nad said oma asjadega parem valmis, et kui midagi rohkem pole, siis ma lahkun teie meeldivast seltskonnast. Kuule hea, ma küsin, et pane sea siis eesmärk teistele meestele ka, et sea mingi latt Virvesele, Jetsile ja Kaurile? No ega siin on Virvesele ja Kaurile on suhteliselt lihtne latti seada. Et eriti Egon Kauril, et kui ta tahab WRC 3 klassis olla tegija mees, ta peab siin võitama esikoha eest. Siin ei ole midagi rääkida, et see peab olema ta selge eesmärk ja ma saan aru, et on sellega endale sedasi seadnud. Mis puudutab Gregor Eetsi, siis ta on noor mees ja tal sellist kogemust ju ei ole, et nüri on öelda, et peab igal lõpuni tulema, aga igal juhul peab ta lõpuni tulema, sest tal on neid koperdamisega päris palju olnud. Ja see kohta on võib-olla nagu raske ennustada, neid WRC 3 on päris palju sõitjaid ka ja paljud on siin kohalikud sõitjad, aga ta võiks sinna kuskile võib-olla esikuuiku piiri peale ennast sõita. Ja Robert Virvese kohta juunior WRC-s ka, et kui juunior sarja sõita, siis seal peab kõik esikoha peale sõitma, see on nagu ainus eesmärk ja mõte selle sarjale tegelikult ja kruusaralli peaks talle iseenesest olema suhteliselt vastuvõetavam kui see Horvaatia asfalt, mis ta lebanestus. Kuule, olgu, aitäh sulle ja jääme ootama sinu suurepäraseid videointervjuusid. Just nii, nägemist. Nägemist. Meie siit stuudiost jätkame Urmoga kõnelusi. Võib-olla alustuseks, enne kui Portugalist hakkame rääkima, vaatame ära hetkeseisu MM-sarja järjestuses. Meil on punktitabel täiesti graafiliselt olemas. Sebastien Ogier 61 punktiga seda asja juhib siin ja Neuville teine 53 punkti, Evans kolmas 51, Tänak oma ühe väga õnnestunud, ühe sellise keskmisele tulemusele tehtud ralliga 4. kohal, Rompera 5, Priin 6. Katsutal on vast siin tõusta kõvasti, sest Priini sellel rallil ei ole, on Dani Sordo kolmandas Hyundai autos ja tagumiste meeste osas näete vast isegi ei hakka detailsemalt neid hetkel lahkama. Urmo, 4. stardipositsioon Portugali rallil, kui jääb kuivaks. Ideaalne ei ole, aga käib küll. Ei, ma arvan, et halb ei ole. Nüüd oleneb konkreetselt nendest katsetest, et mida rohkem on siis sellist savist kinnist pinnast, siis pigem see 4. koht ei ole üldse halb. Kui nüüd on kuskil lahtist kruusa peal, siis iga auto, mida edasi, seda paremaks läheb, et see nüüd oleneb katselt ja mingi sektsioonide kaupa. Aga kindlasti ta on parem kui esimesena minna. No sa oled 2 korda Portugali rallil osalenud, anna võib-olla selline ülevaade nendest oludest, atmosfäärist, millega peaks arvestama, mis meil hakkavad purunema, minema? Pigem on ta ikkagi, kui me võrdleme ta Türgi või Kreekaga, siis ta on ikkagi auto ja sõitjasõbralikum, et mina ütleks, et väga selline ikkagi nauditav ralli ja
mis on küll keeruline, kui vihma sadama hakkab, siis ta läheb üldiselt väga-väga ligaseks ja väga siukseks saviseks, et vihmaga on ikka juuksekarvad tõusevad püsti kohati. No ma nägin sellist ilmaennustust täna, et kui vihma lubatakse, siis pigem hommikuti väike risk 5-20% on reedel ja laupäeval, aga üldiselt peaks olema selge vahelduva pilvisusega. Pigem laupäeval tundub olevat see kõige pilvisem päev. Jah, et kui ta nüüd hommikul vihma teeb, et siis see on iseenesest sportlikus mõttes väga mõnusalt tasakaalustav, kui ta teeb öösel või hommikul vihma, et siis ei olegi sealt eest väga halb minna. No meil on esimene selline kruusaralli, mis tavaliselt üldse siin MM-sarjas avabki nii-öelda selle õige ralli. No, Pirelli ikkagi on üsna uus rehvitootja meil siin WRC sarjas. Kas me peaksime neid Pirelli rehve veel kartma või pigem ei paneks teravikku sinna suunas? Minu arvates see on hästi nagu selline mämmutatud teema, et kõik millegi pärast kardavad, et Pirelli rehvid millegi pärast ei peaks töötama. Ei ole siiamaani kuidagi või vähemalt sellel aastal ei ole millegi halvaga minu info kohaselt silma paistnud ja ma ei usu, et ka nüüd nad millegi halvaga silma paistavad, et loomulikult on seal teatavaid nüanssi, millega harjuda, aga kui me võrdleme siis kahte tugevat tegijat, Michelini ja Pirellit, siis tuletame meelde, et eelnevatel aastatel siis kruusarallidel, ka kiiretel kruusarallidel millegi pärast oli Micheliniga ka probleeme ja viskas seda rehvikoorti maha, et mina ei usu, et see on nagu selline oluline aspekt. Mäletan, et Teemu Sunninen tuli esimesel läbimisel sisse ja ütles seal WRC All Live'ile, et ta tuli mingi purunenud rehviga sisse, küsiti, et kas see hakkabki nüüd olema nii-öelda jutumärkides teema sel nädalavahetusel, ta ütles, et ma arvan küll. Kas Teemu teab midagi, mida meie ei tea? No kindlasti ta teab, sellepärast, et väga selgelt me siin sinuga kumbki ei ole viimastel aastatel või üle 10 aasta WRC autos istunud ja WRC rallisid sõitnud, et kindlasti Teemu teab 1000 kordi rohkem midagi, mida me ei tea. Aga jällegi vaadates, et kui teised või nagu enamik ei ole kurtnud, siis vast ei ole. Aga Teemul ei tahaks ka vastu vaielda. No kõige kriitilisem päev, kui nüüd nendele päevadele vastu vaadata, siis tundub ikkagi olevat juba kohe homme 8 kiiruskatset, meil hoolduspausi ei ole, peale 3. katset on ainult tire fitting zone. Miks selline graafik, mis sa arvad, on tehtud, et vahepeal autod hooldusesse ei pööragi? No see on erinevaid aspekte, et see on ikkagi ralli korraldaja temaatika ja kogu selle ajagraafiku temaatika, et kui see servicesse tulemine hakkab kuidagi päeva nagu väga ebanormaalselt pikaks venitama, siis üldiselt tehakse selliseid lahendusi, et ei tooda servicesse. Aga see paneb päris korraliku pinge sõitjatele ja see strateegia ikkagi peab olema teissugune, et nagu viimast ei saa minna ründama. Räägime siis sellest strateegiast. Millise strateegia sa sõitjana võtaks? Ütleme niimoodi, et mul on nagu kindlasti ei tahaks rääkida siin nagu siis ralli võitmise strateegiast, et mul ei ole kunagi õnnestunud poodiumile saada WRC-ga, kuigi napilt Kreekas ei puudu. Pigem võiks rääkida Egon Kauri võitmes, et mis ma seal teeksin. Et Peep ütles siin väga konkreetselt, et Egon peab minema võitma. Ma ütleks teistpidi, et vaadates just selliseid nagu keerulisemaid rallisid, võtame siis Portugal, Sardiinia, Kreekat, Türgid. Siis kõige suurem võimalus mitte võita on see, et minna võitma ja panema. Et ma arvan, et tema võiks võtta siukse targa taktika, et selline teised, 3., 4. ajad pigem vaadata. Ja ma arvan, et need, kes lähevad väga seal kangutama, siis võivad juba nagu esimesel päeval näppu lõigata, kus seda servist ei ole ja seal on kõik kaotada, et kui sa seal mingisuguse veaga kas lonkad päeva lõpuni, siis sa kaotad väga palju aega või oled üldse väljas ja sa pead superralliga tagasi tulema, et kindlasti ei läheks seal katseid võitma, vaid nagu targalt sõitma siukest, nagu ma ütlesin, 2., 3., 4., võib-olla isegi vahepeal 5. aega. No nendel teedel, mis võib autol
minna puruneda sellist, mida saab katsetel parandada ja mida kindlasti katsetel parandada ei saaks? No see on tiimiti ja sõitjate erinev, et ja ka automargiti, et üldse mis varuosi on füüsiliselt võimalik vahetada. Aga kui need nagu sellised korduma kippuvad nagu vead on teada ja tipptiimidel need on teada ja need on katsete nagu vahel siis vahetatavad, räägime siis õõtsoobadest, roolivarrastest, mingitest veel komponentidest ja kui nad ei kaalu väga palju, siis üldiselt ma arvan, et sellistel rallidel, mis on ikkagi ka kestvuse peale, ei ole ainult nagu maksimumsoorituse peale, siis võetakse need kaasa ja nii sõitja kui kaardilugeja on harjutanud siis nagu välitingimustes, ma ei tea, õõtsoobade ja roolivarraste vahetamist ja kindlasti oskavad ka seal silma järgi et jooksud nii palju paika panna, et see auto on üsna sõidetav. Kui rööpasse, sa oled Portugalis 2 korda sõitnud, kui rööpasse ikkagi Portugali teed lähevad, no juttude järgi telepildist võib-olla ei tundugi, aga mehed, kes on kohapeal käinud, ütlevad, et need rööpad on ikka massiivsed. See olenebki hästi palju sellest pinnasest, et kui on selline hästi kompaktne ja savine ja on kuiv, siis ma ütlen, et siis jäävad mustad jutid sinna savi peale kuivaga, ei juhtu midagi. Samas kui on pehmemaid lõike, siis võib olla kilomeetreid, kus sõidad põhja peale ja pead väga selgelt valima sõidujoont, et seda autot sinna roopasse mitte puruks sõita. See ju ega R5 ja R2 autodele väga palju üldse pingutamisruumi ei jätagi, et sa pead lihtsalt kuidagi selle läbi normaalses tempos kulgema. Eks vaadates seda tehnikat, siis VRC-del on igat pidi kõige lihtsam, nad tulevad eespool. See tehnika on kõige vastupidavam, teistpidi auto on kiirem, et mida kiiremini sa sõidad, seda suurem tõenäosus on midagi lõhkuda. R5 ikkagi on ka väga korralikult ehitatud ralliauto, aga kui on tagantpoolt, siis roobas on jällegi sügavam. Ja nüüd, kui vaadata nagu Roberti vaatevinklist, siis kui ikkagi nagu tekivad sellised nagu katsed, mis on katki, siis seal on minu arvates puhas strateegia läbi tulla. Mõistliku ajaga loomulikult, aga R2 on ikkagi sellistes oludes ülimalt lihtne ära lõhkuda. Kui me räägime Robertist, siis ikkagi Peep pani jällegi päris kõva lati, et ainult võidu peale maksab seal junior WRC sarjas sõita, aga tegelikult Roberti kogemusi vaadates siis tundub, et hetkel on veel iga ralli selline õppimise ralli. Ja mina ei paneks üldse sellist pinget, et vaatame puhas statistikat, et vaat ei ole, kas me vaatame Eesti sõitjate statistikat, et kõik, kes junior sarja on läinud esimesel aastal panema, et ma nüüd panen kõigile, siis seal nagu pole midagi välja tulnud selle panemisega, et kraavi on saanud panna ja polegi väga punkte tulnud. Et kui me vaatame siin näiteks Egoni või Sander Pärna, siis näiteid, kus on mindud väga nagu targalt sõitma, siis see on tegelikult toonud edu ja võtame Skandinaavia sõitjad, kes on tegelikult junior sarjast nagu siis statistiliselt olnud nagu väga-väga edukad. Siis üldiselt on ikkagi nagu targalt sõidetud ja kindlasti R2 jaoks see Portugali ralli ei ole see, et mina ütlen, et seal kiireim mees ei võida, et seal võidab nagu kõige parem strateegia. Aga loomulikult ei saa töristada, et sa pead ikkagi nagu hea tempoga sõitma, aga selline mõnus rütm ja hea strateegia. Tegelikult peaks meil olema stardis lausa 5 Eesti sõitjaga ekipaasi. Georg Linnamäe kahjuks peab kõrvale jääma ja vaatama seda asja siis hotellitoast, sest tema kaardilugeja ukrainlane Volodõmõr, mis perekonna nimi oli? Kui sina ei suuda öelda, siis mina ammugi mitte. Igatahes Volodõmõr siis andis positiivse koroonaproovi, nad ise kahtlustatud, et see on vale positiivne, sest 2 järgmist olid ikkagi negatiivsed, äärmiselt kurb ja kahetsusväärne intsident. Midagi ei ole teha, et nii palju kui ma tean, siis antigi negatiivseid teste sinna peale, aga ju siis selle riigi ja selle korraldaja koroonareeglid on sellised, et nad ei saa võistelda. Loomulikult on see kurb kaugele mindud, ettevalmistused tehtud ja kindlasti oleks nad suutnud päris kiiresti sõita. No ise ralli korraldajana paneb see mõtlema, kuidas enda sõitjad sellest olukorrast säästa? Või kas siin üldse saab midagi teha? Ta on seal ühtepidi on nagu mustvalge, et see olenebki sellest, mismoodi see protokoll on kokku kirjutatud. Kas mingi hulk negatiivseid teste päästab siis sellest eelnevast positiivsest.
aga kui rallipäeva just hakkasime üle vaatama, siis vaatame ka teisel päeval on hoolduse mõttes on natukene mugavam, seal pärast kolmandat katset saab ikkagi korraks hooldusparki pöörata ja seal autot putitada, aga mis meil teisel päeval silma hakkab, on ikkagi see Amarante kuulus kiiruskatse, millel pikkust 37,92. No julgeme me väita, et see katse paneb laias laastus paika, kuidas teisel päeval asjad sujuma hakkavad või ikkagi iga katsekilomeeter loeb? No vahel ongi niimoodi, et kui väidad midagi, et kindlasti see paneb paika, siis elu näitab midagi vastupidist ja hoopis mõnel lühikesel katsel hakkab juhtuma, et mina küll ei ole see mees, et julgeks öelda, et nüüd nagu see paneb kindlasti paika, et ma arvan, pädevamalt oskaksid vastata inimesed, kes seal on seda rallit läbinud ja ma arvan, sõitjate käest seda küsida, siis sealt saab päris adekvaatse vastuse. No mõlemad päevad, nii reede kui laupäev, lõpevad siis 3-kilomeetrise publikukatsusega. Kõigepealt Losada krossirajal loomulikult traditsiooniline, kus on vist olnud päris 10 000 pealtvaatajaid. Ma võin nüüd suurusjärguga eksida, aga ma ise olen seal korra koha peal viibinud, no see oli inimmeri. Ja ega Portugal ju, kui me vaatame traditsiooniliselt, siis on meeletu rallihuviga riik ja mingitel aastatel ju jäi ka selle pärast MM-i õigustest ilma, et inimesi oli ju nii palju ja nad olid nii kontrollimatud. Nüüd see ilmajäämine on õpetanud, aga õnneks ei ole seda ralli kirge ära võtnud, et neid on endiselt radade ääres palju, aga nad on, ma julgeks öelda, et nagu väga hästi distsiplineeritud. Oled sa aru saanud, kas publikule on ka mingeid piiranguid tehtud? Teame, et Portugal ikkagi mingeid pääsmeid sinna müüb, aga on nad hajutatud, mis sealt poolt kuuldakse? Jah, olen näinud mingid rallipassi hindasid erinevaid, aga enda nagu töögraafiku ja kohustuste tõttu ma ei ole liiga palju süvenenud, et mismoodi nad täpselt on seda lahendanud, palju nad lubavad, missugustes kas gruppides või mittegruppides ja missuguseid reegleid need jälgivad. No pärast Horvaatia rallit, kui siin sinu asemel istus Roland Poom, sai ikka arutatud selle Horvaatia publiku teemat ka, et kas see võib neile edaspidi saatuslikuks saada, et neid sinna raja äärde nii palju kogunes. Mis sinu arvamus ja vaade sellele Horvaatias toimunud laulupeole on? Kõigepealt ma ikkagi tahaks kiita seda korraldajat, et uus korraldaja ei ole ise seal kohal käinud, aga telepildi järgi tundus väga kihvt ralli, väga kihvtid teed ja nagu nii palju, kui ma kuulsin spordi osas, siis oli pigem nagu positiivne tagasiside. Nüüd võib-olla kriitika poole pealt, vaadates neid pealtvaatajaid ja mismoodi see asi nagu seal ära mängiti, siis ise kindlasti nii ei oleks teinud ja see on ka viis, kuidas ei tohiks teha, et selle koha pealt ikkagi joosti, ma ei tea, kuidas öelda, üle nagu lati alt. Ma isegi ei tea, latt visati maha ja trambiti peal kahjuks, aga nii ta oli ja õnneks ma ei ole kuulnud, et mingid nagu meeletud nakatumised oleks sellele järgnenud ja mida see tegelikult näitab, et loomulikult on õige jälgida nagu reegleid, teha plaane, sest me vastutame ikkagi nagu inimeste tervise eest ja ma ei tea, riigi ja riikide nagu tervishoiu eest, et ei saa nagu kindlasti niimoodi käituda. Aga aitabki see, et rallispordialana on nii suurel nagu piirkonnal välitingimustes ja see nakatuse risk, isegi kui ta on kontrollimatu tegevus pealtvaatajate osas, nagu seal oli, siis ei teinud õnneks liiga palju kurja. Kas see, mis Horvaatias juhtus, et inimesed ikkagi hoolimata keelust raja äärde tulid, oli mingi hoiatussignaal ka võib-olla teie tiimile, et kuidas seda publikut ikkagi ohjata ja mis see viimane seis on, palju te võite ametlikud üldse raja äärde lubada? Kindlasti meie nagu siis siseriiklike partnereid eesotsas Terviseametiga selline olukord tegi närviliseks, et Rahvusvaheline Autospordiliit ja promootor ei sekku, sest see on pigem Eesti riigi küsimus, kuidas me selle koroona asja ära lahendame. Aga täna me väga selgelt ikkagi töötame
koostöös Terviseameti ja teiste ametkondade ja ministeeriumitega selle suunas, et rallit saaks koha peal jälgida pealtvaatajad ja töötame selles suunas, et neid võiks olla suurusjärgus sama palju kui eelmisel aastal. Aga selleks peab nakatumine veel allapoole minema ja ega meil siin midagi muud teha ei ole, kui jälgida reegleid ja palvetada. Just. Rääkides veel Portugali rallist, on sul oma sisetunne ka, et kas hooaja esimene kruusaralli võiks paremini sobida Toyotale või Hyundaile? Me näeme, et Hyundail asfaldil on probleeme, aga ajalooliselt kruusal on need jällegi need probleemid kompenseerinud väga kiire sõiduga. Jah, siin on igasuguseid selliseid vangerdusi olnud, et võtame kas või eelmisel aastal, et mingil hetkel Hyundail oli probleeme kiirete rallidega. Rally Estonial eelmisel aastal Ott ja Martin võitsid ja Priin oli teine, et keerati see ümber ja siis naljatades Ogier ütles siis Rally Estonia järgi toimuvad nagu Türgi ralli kohta, kus Toyotad ju eelnevatel aastatel on olnud meeletus hädas, et meil on ka seal rohtu ja läkski niimoodi, et Evans võitis, on ju. Et nüüd siit veel spekuleerida, et kes sealt kaabust mingi uue nagu jänese välja tõmbab, siis ma arvan, et ei tule selliseid üllatusi. Kõvad konkurendid teavad üksteist ja enda võimeid päris hästi ja ma arvan, et läheb selline päris sekundis võitlemiseks, et ma ei usu, et keegi või mingi kindel automark hakkab nagu selgelt domineerima. No kui me meenutame 2019. aastat, siis seal juhtus ju igasuguseid asju. Viimasel katsel veel toimusid erinevad avariid, mis panid selle järjestuse paika ja lõpuks siis Ott suutis kõige rohkem pahandustest eemale hoida ja pani selle ralli kinni. Ta ise ütleb, et 2 aasta tagune võit enam ei loe midagi, aga kui sa ikkagi lähed ikkagi rallile, kus sa oled varem poodiumi kõrgemal astmel seisnud, siis annab see teatud enesekindluse, teatud sellise rahulolu või meelerahu. Ei, mina usun küll seda, et ega need rallid, mis sobivad, need jäävadki sobima. Ja need rallid, mis ei ole mingil hetkel sobinud, sa võid seal kohaneda, aga minu kogemuse pealt küll, et mingi ralli, mis mulle algusest peale ei ole meeldinud, et siis ma võin teda hakata nagu aksepteerima ja seal kuidagi hakkama saama, aga ma ei hakka teda kunagi armastama, et see on selge vahe, et mina usun, et Otil ja Martinil on nagu selge võimalus seal võita. No tavaliselt Portugal on, kui me räägime sõitjate turu juurde tulema, siis Portugal on see koht, kus vaikselt hakatakse uurima, et olete te järgmisel aastale ka mõelnud ja siis need sulesepad seal märkmikud käes seal usutlevad tiimipealikke, aga Hyundai tegi sellise huvitava käigu, et ei hakanudki neid jutte väga pikalt ajama ja ajakirjanikele kärbseid pähe ajama, vaid teatas kohe ära, et Ott ja Thierry on järgmisel aastal meie mehed ja teised nagu siis, kuidas viisakalt öelda, vaadaku seda näppu. Ja see on huvitav, kuidas Adamo mõningaid asju välja ütleb, aga ongi reljeefne ja selline tore kuju. Aga ma arvan, et me ei saa siin võrrelda nüüd seda aastat eelnevate aastatega, et see ikkagi hübriidtehnoloogiale üleminek on nagu nii strateegiline samm ja kus see murekoht on see, et need lepingud oli vaja ära teha, sellepärast, et auto testimine hakkab käima. Sa pead teadma, kellega sa seda uue auto testimist teed. Sa ei saa teha sõitjaga seda uue auto testimist, kes liigub järgmisse tiimi. See on, et see rong kas saab hakata liikuma nagu täiskoosseisus või siis kui keegi ei taha selles koosseisus olla, siis ta peab lahkuma ja see pilt peab olema selge juba nüüd, sest testid on alanud. No niimoodi vaadates me teame, et Hyundai roolis oli Oliver Solberg, ta ise ütles selle välja, kuigi Adamo üritas seda salajases hoida ja see klaas oli ka seal toonitud. Me teeme siis, et Oliver Solberg jätkab tõenäoliselt Hyundai programmis, ei pea vist kahtlema. Ja ma arvan küll, et see, mida ta näitas Rootsis ka, et tegelikult väga head kiirust ja tegelikult näitas ka üsna head närvikava, et mis ei tähenda seda, et ta nüüd tuli ja kohe ongi naksti tipus, et ikkagi tegemist on noore mehega, aga ma usun, et ta on seal, et seal see asi on paika pandud.
aga Toyota roolis ei olnud sugugi hetkel WRC sarjas kihutav mees oli Jari Juho Hänninen, just. Seal võib siis arvata, et Toyota Latvalal ikkagi ei ole veel ühtegi kokkulepet saavutatud või kuidas sulle tundub? Ma millegipärast arvan, et on, aga tehakse sellist rahulikku nägu ja ajastatakse siis mingi info jagamist meediaga, et seda õigel hetkel teha, et ma väga loodan, et Ogier sõidab ka järgmisel aastal rohkem kui ühe etapi ja eks me sellest, ma väga loodan, et lähiajal äkki kuuleme, et see läheb niimoodi, et ega ma ei tea, ma ei ole nendel teemadel Toyota inimestega rääkinud. No Ogier on öelnud, et väidetavalt, nii palju kui Latvala meile Jaan Martinsonile seal Horvaatias rääkis, et on öelnud, et umbes pooled võiks olla tema soov ja huvi, mis jällegi läheb Toyota senise poliitikaga nagu vastuollu, et nad on alati olnud oma 3 kindla sõitjaga, siis sel aastal ka Katsuta ja Rovampera, Elvin, isegi 4 sõitjaga. Et nüüd tuleb siis, nagu Hyundai ütleb, et kasutab neid jokkereid. Hakkab Toyota kasutama jokkerina Ogier'd. Jah, et väga selgelt ju Elfin on näidanud seda, et ta suudab, me võime seda eelmist aastat nagu arutleda lõpmatuseni. Mina ütleks seda, et tal ei öelnud närvid üles, vaid lihtsalt oli halb õnn, et ta sealt teelt välja sõitis, midagi oli teha. Ehk minu arvates igal juhul veab selle esisõitja kohasel välja. Kalle on kiire terav, väga hästi veab selle teise sõitja koha välja. Ja mis on kihvt vaadata, et Katsuta hakkab ka kiireks ja päris teravaks juba saama. Ja see loob olukorra, et tegelikult need strateegilised positsioonid on võetud või neid planeeritakse võtta praegult. Ja saab väga hästi ju Ogieriga mängida täpselt seda sama mängu, mida Hyundai mängib, et sa toodki väga kõva mehe hea stardipositsiooniga siis kaarte segama seal. Pluss saad veel, ma arvan, et me näeme järgmisel aastal äkki mingil hetkel 5. autot ka seal. Ja M-Sport, kes on pannud väga suure panused ikkagi hübriidtehnoloogiale, on vast öelnud isegi, et selle aasta autot nii väga enam edasi ei arendagi. Ütles Malcolm Wilson eile Dirtfishile, et võimalused kahanevad iga päevaga. Lõpuks jäävadki tühjad pihud. Ja, ma väga lootsin, et ei jää, aga täna vaadates, mis kaardid on mängitud ja mis positsioonid on võetud, siis ma praegult ei näe, et siit jah, aga mitte kunagi me ei tea, mis vangerdused keegi võib teha. No vaadates R5 aegu, siis seal on ju mehed ootavad järjekorras. Lappi, Mikkelsen, Ösberg. Kujutad sa ette, et mõni nendest meestest istub Fordi rooli? Ja ausalt öeldes ma arvan, et ma kujutan küll, jah. Aga mida kindlasti, mida M-Sport vajab? M-Sport vajab sellist nagu säravat tähte, kes on võimeline sõitma esikolmikusse ja mingisuguseid rallisid ka võitma ja üllatama. Sest et kindlasti nad on tiim, mis on kõige väiksema rahastusega, see on nagu siililegi selge. Aga vaadates seda aastat, siis kõige suurem mure on see, et nagu motivatsioon on maas ja motivatsioon saab tõusta läbi siis säravate tulemuste. Keegi peab näitama, et selle autoga saab kiiresti sõita. Kui keegi ei näita seda, siis nagu see usk kaob, kõigil kaob usk, et see on nagu teistest sõitjatest kaob usk ära, mehaanikutest, inseneridest ja lihtsalt kahjuks asi laguneb laiali. Teemu Sunninen võib olla veel konkurentsivõimeline? Kindlasti võib. Teemu on väga kiire sõitja, aga ma ei saagi aru, kus ta nälg on kadunud, et ta ei ole enam, millegipärast ei ole näljane, ma ei tea, mis juhtus. Kolis Tallinnasse? Võib-olla. Aga kui sa meil juba siin stuudios oled, me teame, et sul tänane aeg on piiratud, siis ega ongi Sardiinia, siis tuleb Safari ja siis juba ongi teie kord, et millises järgus hetkel korraldamine on. Ma tean, et Lõuna-Eestis käib väga kibe töö iga päev. Mis seal toimetatakse? No meil on täna igal tasandil tegelikult gaas põhjas, kuigi tundub, et veel on ju aega.
absoluutselt ei ole aega, et teede ehitusest kuni kohalike inimestega kokkulepeteni, erinevate hangete korraldamine, et ma julgeks öelda, et juuni keskpaigaks peaks nagu ralli olema igat pidi valmis, et siis lihtsalt me hakkame juuli alguses kõiki asju nagu lõpuni viimistama, et praegu on hästi-hästi kiire ja kõik inimesed töötavad nagu täisvõimsusel. Safari toimub ei toimu? Ma väga loodan, et toimub, et sellest on hästi pikalt räägitud. Me saaksime koroonaviiruse olukorras ühe kontinendi juurde, sest muidu ikkagi see kipub väga Euroopa keskeks minema, väga kõvad traditsioonid, teistmoodi ralli ja ma arvan sportlikus mõttes, et kui me siin Portugalis saame spekuleerida, et mis võiks, kuidas rehvid, väga palju on kogemust, siis Safari osas see kogemus on üsna vana, 2000 aastate algusest, et mina nagu spordi ja rallispordi sõbrana väga loodan, et see toimub. No lõpetuseks tee siis, paneme sind oraakli rolli, kuidas lõpeb Portugali ralli, kes on poodiumil ja kes saab esimesena välja? No loomulikult... Kui eeldame, et autod on terved, rauast tulevad lõpuni? Jah, et ma arvan, et siin mingit muud ennustust ei saa, et Ott ja Martin kordavad siis seda 2019. aasta võitu. Ma arvan, et vana kaval Beaugier on teine ja ma ise fänn on ka väga palju Elfin Evansit, et tema on kolmas. Ja esimesena jääb välja? Ma kardan, et Terry Növil. No Katsutas sul nii palju usku ikkagi ei ole, et sinna poodiumi konkurentsi veel tõsta? No äkki ta on siis 5 ja ei ole üldse kaugel siis sellest esikolmikust. Okei, vaatame, kuidas siis tegelikult asjad minema hakkavad. Võib siin jutte rääkida nii ja naapidi, aga tegelikult võib see esimene katse, me oleme siin korduvalt juba sel hooajal 3 etapil ka näha, võib esimene katse tuua nii mõnegi korrektiivi. Loodame, et meie mehed püsivad eelkõige teel ja hoiame pöialt ka Gregorile, Egonile ja Robertile. Jälgige Delfi ralliblogi ja homme õhtul oleme uuesti 6. käigu eetris, võib-olla veidi teistsuguses koosseisus. Meile muidu saab ka küsimusi esitada, kui kellelgi ralli jooksul peaks mõni teema pähe turgatama, mida tahaks teada, mida võib-olla koha pealt Peebult küsida või midagi tehnilisemat, siis ekspertide abiga üritame vastused saada 6kaik@delfi.ee. Täna ütleme siit kena õhtut ja homseni. Aitäh, Urmo! Aitäh! Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.